Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Olen Järvamaal Ahula külas. Te võite mõelda, miks ma siin olen, aga otsin Jägala jõe alguspunkti ehk Lätet. Siin kuuri juures ei ole, siin paistab ka üks vana kiik, kuhu ta jääb, vana kiik on siin. Ja tegelikult siis Jägala jõe selline kraavi kujul on ta siin, aga lähen otsin, kus see kraav algab, et siis alguspunkt kätte saada. Ühesõnaga, video võte on tegelikult Jägala jõe äärdes matkata ja vaadata erinevaid huvipunkte, mida siin jõe ääres on. Nii, sealt ruubist ilmselt siis hakkab see Jägala jõgi pihta. Praegu see algkraav on. Nüüd on siis veest tühi. Otsime üles, kus siis esimene veetilk siis praegu siin kraavis võib olla. Kas seda lund nüüd saab esimeseks veeks nimetada? Tinglikult võib-olla saab. See kraav nüüd tuleb siia lompi sisse, et siin on siis nagu esimene vesi. Võiks siis tinglikult öelda, et Jägala jõgi hakkab siit lombist pihta siis praegu tänasel päeval. Nii, lombist läheb siis siit kraav jätkub. No siin kraavi põhjas juba mingi vesi siin on. Eemal paistab auto, seal on tegelikult siis Rakvere-Pärnu maantee ja võib siis öelda sama jõe Läte või see alguskraav suhteliselt on siin samas, nii et ei ole kaugele vaja otsima minna jõe alguspunkti. Seidle küla juures, seal paistab veski, siin taga on mõis, on juba see Jägala jõgi juba täitsa korralik. Tee alt läheb ka truup. Vaatame, kas see paistab. Päris korralik. Kas tõesti on kobras siin tegutsenud? Ja siin eemalt paistab selline moodustis, et kas tõesti juba sellise väikse jõekese peale on juba kobras tammi ehitanud. Nii, järgmine punkt on Kiigumõisa allikad. Siin on siis ka infotahvel, kus räägib nende allikate väga olulisusest just selles võtmes, et tegu on nõrglubja allikatega. Aga Jägala jõgi kui siin on siin samas ja need Kiigumõisa allikad on siis 4 erinevas grupis ja toidavad seda Jägala jõge. Siin on nüüd üks grupp Kiigumõisa allikaid. Sellist selget välja pulbitsevat vett siin ei ole, aga mis paneb ikkagi imestama, kui selge on see vesi. Kuigi, kui nüüd tähelepanelikult vaatada ja sisse zoomida, siis siin tõesti ikkagi pulbitseb. Päris korralikult pulbitseb. Nõrglubja allikad on sellised allikad, kus põhjavesi voolab läbi lõhelise lubjakivi ning allika väljumiskohas tekib lubja settimist. Seda tüüpi allikad ei ole üldsegi levinud ning on ohustatud. Eestis leidub neid kõige rohkem Sakala kõrgustikus, aga Järva maakonnas on ka seda tüüpi, ehk need samad Kiigumõisa allikad. Kõik need allikad suubuvad lähedal asuvasse Jägala jõkke. Kuigi Eesti allikaveed on suhteliselt karedad, ei esine lubja väljasettimist alati, sest see sõltub veetemperatuuri tõusust, veepinnale väljumisel, CO2 eraldumisest ning sobilike mikroorganismide olemasolust, mille külge lubi saaks sadestuda. Oleks peaaegu peale astunud. Samas on üks konn. Mis teed? Kui palju kalu siin on. Muidugi ehmatasin siin päris palju kalandust nagu liikvele. Aga ma ei tea, miks see osa just nendele siin meeldivad. Siin hullud ringi sirkavad. Kes ei ikka tahab minna sama teed mööda tagasi, kus tuldud, aga kahjuks siit purre on selline nagu ta on. Siis paneme siit otsa. Paneme siit ilmselt palju jalu läbi.
Tammsaare majamuuseumi lähistel Simisalus on jõgi juba päris korralikult suur. Siin on ka eraldi sild, et minna juba Simisalu loodusmaja juurde. Simisalu vaatetorn. Nii, vaade tornist. Eks siin on siis näha metsa, veel kord metsa. Kogu sellest Simisalu hoonekompleksist, põhimaja on siis seal. Sellest olen ka teinud eraldi loo, et täpsemalt siin ei hakka rohkem rääkima Simisalu loodusmajast, et kellel huvi on, vaadaku videokirjeldust siis video all. Voose lähistele jõudes on paista jõe vasakaldal üks mälestussammas. Tegu on siis Vabadussõja Voose lahingu mälestussambaga. Ja ühelt poolt võib see olla isegi üks olulisemaid mälestussambaid. Miks? Sellepärast, et siin Voose lähistel peatati venelaste pealetung Eesti Vabadussõjas. Vabadussammas ise betoonalustele maakivist laotud ja üleval on selline kahur ja siis ka iga 4 nurgas on kahuri mürsk. Ja on ka peal siis hüüdlause siiamaani ja mitte enam hüüdsid tuhanded eestlaste huuled. Mälestusmärk ise avati 20. juulil 1930. Loomulikult siis Nõukogude võim selle likvideeris, aga taastati 24. august 1991. Olen jõudnud nüüd omadega siia Vetlasse. Jägala jõgi siit on ja see on juba Vetla Paisjärv, sest sealpool paisab juba vana vesiveski sama tammiga. Eemal siis paistab vana vesiveski ja seal on töötanud ka hüdroelektrijaam. Ja mis väga huvitav on siis siin eraldi kalatrepp, mis siis läheb siit kõrvalt kaarega. Kalad saaksid siit sellest tammist mööda ja edasi jõge mööda ülesvoolu. Aga see maja on siis Möldri vana saunamaja. Ja Mölder ise elas üleval seal. Et selles on päris äge kompleks siin. Saun võiks muidugi praegu ka töötada, siis oleks eriti äge. Hüppad kala jõkke siin. Tamm iseenesest on päris kõrge, jah. Ja nüüd kalad üles ei saaki sama. Üle jõe rändrahnud. Need on siis 2 rändrahnu, 12 ja 13 meetri läbimõõduga, mis siis on Jägala jões. Üks siit on ka näha. Kahjuks teist ma hetkel kuskilt ei näe, eks ma lähen otsin veel seda. Aga on võetud ka kaitse alla loodus üksike objektidena. Minu jaoks on see esmakordselt näha rändrahnu jõe sees konkreetselt. On küll mere ääres ja maapinnal, aga et seal on ka rändrahnu jõe sees. See on nüüd küll esimene kord mul näha. Ma ei tea, kas Eestis veel sellised üldse ongi. Nii, leidsin teise rändrahnu ka üles. Siin ta paistab. Ja, aga see lihtne on. Siin on hirmus palju kärbseid, varme ja sumbata läbi pika rohu. Pikaveski tamm 1934 aastal rajati Pais Joakim Puhk poolt. Ta oli avalikult elu tegelane, ettevõtja ja poliitik, kaubandustööstuskoja esimees. Siin töötas siis jõuveski, saeveski ja elektrijõujaam. Nagu näha, siis praeguseks ajaks ei ole tammi kui sellist alles. See on siis ära lõhutud. Et praegu on siin ainult sild. Aga väga huvitav on siis see pikk muul siin jõe sees. Siinkohal ma lõpetan praegu oma rännaku
ehk siis tuleb kindlasti ka osa 2. Jääge ootele. Näeme õues!